improvisatsiooniharjutus ja ülesandeks on siis esialgu tugineda akordide tertsidele. Et kui sinu järgnevus oli selline, esimene, kolmas, neljas, viies, vasaku käega sa võid muidugi proovida mängida seda laia seadet, aga kui tundub, et see on keeruline, mängi nii nagu sa mängisid. Ja parema käega mängi pikki noote kõigepealt, neid võib nimetada nii-öelda skeletinootideks, need on siis kõikide nende akordide tertsid. Terts, S-tuuris, G-molli terts, A-tuuri terts, B-tuuri terts. Ja sa võid neid siis natukene võib-olla isegi varieerida siin oktavis. Edasi võid siia hakata väikeseid nii-öelda kaunistusi või variatsioone juurde esima. See terts ei pea olema sul kogu aeg enam selle löögi peal, kohe takti algusest, vaid ta võib kuskil olla sul selles meloodias, näiteks nüüd jõud sellest tertsi.